enne ja pärast. Enne ja pärast. Meil on matemaatikas tehted. Tehetel on järjekord, mida ma teen enne, mida ma teen pärast. Ja kui need mõisted enne ja pärast ei ole lapsel igapäevaelus selged, kuidas, vabandage väljendit, paganat, nad saavad selgeks sul matemaatikatunnis. Mida tegid sina enne magama jäämist, mida tegid sina pärast ärkamist? Enne ja pärast väikestel lastel on tegelikult väga raske jadasid mõista, nende aju ei ole selleks valmis ja sellepärast ma pooldaksin seda, et me õpetaksime matemaatikat natukene hiljem, aga need sõnad nagu enne ja pärast võiksid tulla ikka juba sünnist saati sisse, on ju. Hakka nüüd sina ka vaatama, et mida sa teed enne, mida sa teed pärast. Ja äkki ma peaksin midagi enne ära tegema, et ma ei saaks öelda, et pärast läks sellepärast halvasti, et Mati ja Juku on lollid, vaid et äkki sa jätsid midagi enne tegemata. Emad, kas te panete tähele, et siin on väga oluline eluõpetus ka teile endale. Kui sa jätad enne asjad tegemata, siis pärast ei ole võimalik neid asju edasi teha. See on nii oluline teema, millega mitu kuud vaeva näha, on ju. Pange kommentaaridesse, kuidas te neid vahvaid asju teete oma lastega. Ja ma luban, et kui lapsed saavad aru enne ja pärast mõistetest, siis teil paljud tülid kodus kaovad ära ja mitte ainult, ka asjad hakkavad saama tehtud. Ausõna. Mine võta teadlikumema.ee, võta kursused, võta, kuidas ometi need lapsed õppima saada ja kuula salvestis tagantjärgi ära, sealt sa saad veel väga palju häid nippe.